keraamikat, siis meie vanema põlve arheoloog Lembitjanit siis hakkas omaette keraamikatüübina välja eristama ja siis leiti taolist keraamikat, sarnast keraamikat ka Läti alal ja Leedu alal ja praegu ongi täiesti omaette Narva kultuur juba välja eristatud, mis on, ütleme, rahvusvahelisel tasemel sama tuntud kultuur kui Kunda kultuur, nii et nende vanemate kultuuride juures on siis Eesti etendanud väga tähtsat rolli, siis meie asulapaikade järgi on need kultuurid omale nimetuse saanud. Et rahvusvaheliselt on need sama olulised, see Narva kultuur kui Kunda ja Pulli kultuur, et mida rahvusvaheliselt arheoloogide jaoks ja arheoloogia jaoks tähendavad need meie teadmised? On nad haruldased või on nad Euroopa pildis üldse või maailma pildis tavalised? No maailma pildis võib-olla on nüüd nagu raskem neid hinnata, küll aga tähendab, me võime rääkida siin Põhja-Euroopa siis areaalis. Siin on loomulikult on nad hästi olulised, sellepärast et need arheoloogilised kultuurid, ega nemad ei tunnista tänapäevaseid riigipiire. Ja seetõttu on arheoloogidel on vaja hästi palju koostööd teha, on vaja siis ühiselt arutada ka naabermaade kolleegidega ja ainult nii on võimalik siis uut täiendavat informatsiooni saada, on võimalik siis ka oma asju paremini paika panna. No siin võib näiteks tuua kas või sellest meie kõige vanemast perioodist ehk Kunda kultuuri ajajärgust. No Eestist ei ole ju näiteks korralikke siis matusidki leitud. Aga Lätis on siis Kunda kultuuri kalmistu olemas ja see on Zvejnieki kalmistu. See on muidugi hästi huvitav. No seal on nii Kunda kultuuri aegseid matuseid kui ka on siis veel noorema ajajärgu matuseid olemas ja selle põhjal saab siis üht-teist järeldada ka siis tolleaegsete Eesti asukate kohta. Kas kiviaja kultuurid on nüüd ära nimetatud? Ei ole veel. Võib-olla isegi mõningad olulised kultuurid on veel nimetamata. Tähendab, on Narva kultuur, see on siis esimene keraamikakultuur ja siis sellele järgneb siis tüüpiline kammkeraamika. Tüüpilise kammkeraamika kultuur, mis praegust dateeringute järgi siis saab alguse kusagil umbkaudu 4000 enne Kristust. Ja see tüüpiline kammkeraamika kultuur, sellele on muidugi arheoloogid aja jooksul hästi suurt tähelepanu pööranud ja ta on mitmeski mõttes väga huvitav, sellepärast et sellest ajajärgust on väga mitmekesiseid leide ja neid kammkeraamikkultuuri asulaid on meil päris palju olemas, neid on arheoloogiliselt uuritud, on olemas ka nende kalmistud ja ütleme, kõik see materjal näitab, et kuivõrd on siin elu edenenud ja elu muutunud. Me võime tänapäeval öelda, et kõigist Eesti alaelanikest on seda kohapealset loodust ilmselt kõige paremini tundnud just need kammkeraamika kultuuri kandjad ja nemad on igal juhul osanud siis tunduvalt paremini hakkama saada siinse loodusega. Peale selle, mis on nüüd selle kammkeraamika kultuuri juures huvitab, et nende tööriistad kõik on täiuslikumad, on tunduvalt uhkemad. Peale selle on neil olnud nüüd väga selline tihe siis omavaheline kontakt. See tüüpiline kammkeraamika kultuur, see on jälle levinud küllaltki ulatuslikul territooriumil. Tähendab, ta on, ütleme, hakkame peale kuni Põhja-Soomest ja siis kuni sinna Leedu lõunaosa või osa riivamisi isegi võib-olla kaugemale sinna Poola rannikualale välja. Ja teiselt poolt on ka siis ida pool on üpris sarnased lähedased kultuurid olemas ja nii, et ta on küllaltki ulatuslikul territooriumil ja kui me vaatame neid asulaid ja mida sealt leitakse, siis näiteks on igal pool on siis neid kivikirveid või talbasid, mis on valmistatud siis kiltkivist ja selle kiltkivi asukoht on teada, kus seda saadi, see on Karjala. Tähendab ka, ütleme, siis Leedu aladel isegi ulatuvad. Või näiteks kogu selle kultuuri alal on olemas siis tulekivist esemeid, kusjuures see tulekivi, see pärineb Valdai kõrgustikult, see on siis nagu Volga ülemjooksu alalt. Või isegi Põhja-Soomes kohtab näiteks
merevaigust esemeid, aga noh, merevaiku seda saab ainult ju siis võib-olla siis Läti ja Leedu rannikualalt. Nii et see näitab, tähendab, kui tihedad teil omavahel on kontaktid olnud. Kammkeraamika kultuur, see ei ole nimetatud enam ühe väikese koha järgi, et kas see annab ka märku sellest, et elanikud vähemasti sellel hetkel elasid juba üle Eestimaa territooriumi laiali? Jah, nad on, tegelikult muidugi Kunda kultuuri ajal on juba nii, et on neid asulaid leitud väga mitmelt poolt. Noh, peamiselt ikkagi veekogude äärest, eks ole, järvede ja jõgede äärest. Kunda kultuuri ajal on ka juba mererannikul, eks ole, olemaid asulaid, eriti Kunda kultuuri lõppjärgust. No kammkeraamika kultuuri ajal on see asustus on põhimõtteliselt enam-vähem analoogiline, ka need on järvede ja jõgede ääres. Noh, ega me kumbast või kultuurist kõiki asulaid veel ei tunne, ei tea, nii et noh, mõlema kultuuri ajal võib öelda, et on, ega nüüd see asustus nüüd väga palju tihedamaks ei ole muutunud, nii et jah, võib-olla ka seetõttu, et me lihtsalt kõike ei tea. Tunneme paremini neid paiku, mida on arheoloogia põhjalikumalt uurinud, aga kogu maastik ei ole sugugi nii hästi ju läbi kammitud ja peale selle neid kiviaja asulaid on tegelikult leida siiski keerulisem, kui on näiteks hilisemaid. Kas kiviaja inimene oli ürginimene? Jah, vot see on nüüd keeruline mõiste, sest meile ka eesti keeles ei ole ju päris täpselt paika pandud, mis asi see ürginimene on. Kuigi ma ütlen, minu nägemus on siiski nii, et võib-olla ei ole mõtet teda nimetada ürginimeseks. Järsku me kasutame seda ürginimese mõistet siiski esmajoones veelgi varasemate asukate kohta, tähendab, kes ei olnud nagu inimese sarnane. Noh, ütleme siis inimese eelkäijate kohta. See oli kiviaeg oli? Jah, see oli kiviaja inimene, ütleme nii. See oli põhimõtteliselt, ütleme, väliselt oli ta tänapäeva inimesele väga sarnane. Aga samal ajal, enne kui see nüüdisaegne inimene välja kujunes, siis enne seda oli ju väga palju erinevaid, siis erineva väljanägemisega nii-öelda inimese eelkäijad ja võib-olla oleks mõttekas siis seda ürginimeste mõistet kasutada nende juures. Ta nimetas juba ürgaeg on see, et on hästi vana. Kiviaja inimene oskas mida teha? Kivi pidid oskama töödelda, et sellest relva teha, saan ma niimoodi aru? Nad oskasid kindlasti väga palju rohkematki teha. Nad oskasid nii kivi töödelda, nii luust esemeid valmistada, siis teatud perioodil, nagu öeldud, oskasid ka juba savi sõtkuda ja savist nõusid valmistada ja siis peale selle ega kõigi väiksemate esemete juures meil alati oleks õige otstarve teada. No igasugused, ütleme, tulekivikillukesed, millel võib olla ka erinev kuju ja arheoloogid on erinevad terminid välja pakkunud ja välja pakkunud ka nende funktsiooni. No kui me vaatame siis ka muid esemeid, näiteks luuesemeid, siis juba küllaltki varakult on osatud näiteks hammastel auku sisse puurida mingi kivikilluga ja et seda kaela riputada ja peale selle on need kiviaegsed nooleotsad ju küllaltki ilusasti tehtud, nii tulekivist välja toksitud kui ka luust toksitud ja neid on kasutatud ilmselt mitmel otstarbel ja muidugi väga paljud me ju ei teagi. Me leiame, eks ole, nooleotsi, odaotsi ja leiame, et nende abil ilmselt siis peeti jahti. Aga ega tol ajal ka ilmselt ei olnud ju metsad ikka nii paksult loomi täis, et läksid metsa ja lasid vibuga kohe vibu ja noole abil looma maha. Ma kujutan ette, et kui üks tänapäeva inimene saata vibuga metsa, huvitav, kui kaua tal aega läheks, et mõne looma kätte saaks selle vibu abil. Ja tõenäoliselt ka tol ajal, tähendab, ilmselt võis olla hoopis suurem roll igasugustel püünis